Organid on maailma kõige toidainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas elujõu toetaja Kairi Kuha koos oma tütre Saskia Nepoga. Tere! Tere tulemast! Tere! Ja täna me hakkamegi siis rääkima elujõu toetusest, nagu ma aru saan, ja? Ja Saskia, sina oled ka koduõppel. See on väga huvitav teema, millest ma tahaks ka kohe kindlasti rääkida, aga paari sõnaga, millega te igapäevaselt tegelete? Kust te tulete, kes te olete? Igapäevaselt me naudime oma elu. Olemegi loonud omale sellise elu, et see oleks võimalikult mõnus. Ja kunagi olin omale sellise elu, et oli väga ebamugav olla ja elujõud kadus täiesti ära. Mul oli küll pealt näha kõik heaks eluks olemas, aga see energia tõmmati nagu vaip alt ära. No tegelikult ma ise tõmbasin selleks, et ma saaks areneda ja tutvuda hoopis teistsuguse maailmaga ning saada selleks, kes ma täna olen. Ma arvan, et see on väga paljudel inimestel sama case tänapäeval. Et tundub niimoodi, et nagu elu laguneks koost, aga tegelikult tehakse ruum millegile täiesti uuele. Kõik on millekski vajalik. Just. Ja sina, ma saan aru, koolis ei käi, õpid kodus. Millal teil see otsus tuli või kaua sa oled juba koduõppel olnud? Tegelikult alustasime üldse välisriigist ja seal oli eelkooli minemine oli 4-aastaselt. Ja siis, kuna see oli võõrkeelne kool, siis mulle tundus, et see ei sobi mulle. Ja siis läksingi 5-aastaselt. Ja see läksid ikkagi 4, et sa said kohe 5, jah. Koduõppele. No see välismaa kooli teemal ma kuulnud näiteks Prantsusmaal, neil on hullud pikad koolipäevad, nad lähevad hommikul kell 8, lõpetavad õhtul kell 5-6, et nagu lasteaeda viid lapse on. Aga kõik nagu noorukid samamoodi ja mul tekib küsimus, nagu millal on lapsel see oma aeg, et ta nagu tegeleb oma asjadega, et ta ei ela ainult koolis on, et millal ta kodus on vähem kui koolis, eks. Et aga praegu koduõppel olles sa siis tegeled rohkem oma hobidega, saad päriselt elu elada, on ju? Sa tegeled tantsimisega? Tantsimisega, modellindusega ja ka natuke näitlemisega. Väga lahe, väga lahe. Aga tulles tagasi selle elujõu toetuse juurde, kus sul see idee tuli nagu nimele? Kuidas sa nagu selle kontseptsiooni kokku panid? Mis see on su igapäevatöö, mida sa inimestele pakud? Esialgu oli tõesti keeruline välja mõelda, kuidas ma hakkan ennast pakkuma välja sellena, kes ma olen, sest et oli üsna selge, et ma teen midagi palju enamat kui lihtsalt toitumisnõustaja, kuigi ma toitumisest alustasin, ning ma ei leidnudki ühtegi sobivat nimetust. Tuli võtta mõned poognad paberit ja hakata kirja panema igasuguseid erinevaid mõtteid ning elujõu toetaja jäi lõpuks pinnale, sest et see kõlas täpselt sellena, mis ma tahan pakkuda inimesele, et toetada elujõudu, meie eluenergiat kõiges. Et väga sageli me võtame kas ainult füüsilise poole või ainult vaimse poole, aga mina tahan need kõik kokku tuua ja põimida sinna ümber ka veel meie elukeskkonna, et vaadata tõesti inimest kõiges, kus ta on ja kuidas see mõjutab seda, mismoodi ta ennast igapäevaselt tunneb. Toome need näited, mis te igapäevaselt teete? Mingisugused need punktikesed, et iga päeva mingid rutiinid, mis toetavad seda elu? No meie hommik algab selliselt mõnusalt, rahulikult, üldjuhul ilma äratuskellata. Ei ole kell 6 hommikul äratus ruttu kooli, ruttu autosse. Et jah, selles mõttes, et see on nii tähtis, et see, kuidas me hommikul ärkame, see ju tegelikult seadistab terve meie päeva. Ja kui see hommik on selliste mõtetega, et oi, ma olen nii vähe maganud ja mul on nii keeruline päev ees, siis mis sellest päevast saama hakkab? Ega ilmselt midagi nagu väga roosilist ei tule. Ning palju mõnusam on alustada seda päeva selliselt, et me ärkame loomulikult, nii nagu keha on välja puhanud, ta on ise valmis. Ja sealt edasi võtta lihtsalt aeg, kontakt iseendale, oma kallitele, et lihtsalt olla koos, nautida, tulla üles, teha väikseid sirutusi, võimelda, juua vett ja hakata võib-olla vaikselt seal koos hommikusööki valmistama. Midagi sellist, mis on oluliselt enamat, kui võtad paki krõbinaid, kallad kaussi ja piim peale,
mis ei tegelikult täidab kõhu, aga mitte ei täida kehavajadusi, vaid pakkuda oma kehale igal hommikul värsket toitu. Mis te näiteks sööte hommikuti? Elusat toitu. Mis me sööme hommikuti? Meil on alati muna, kala või liha on ja siis sinna juurde mingid köögiviljad. Et see on jah. Ma olen vist juba mingi terve elu põhimõtteliselt iga hommik muna söönud. Tema armastab muna ja minule meeldib hommikuti süüa ka kala. Mõnikord sa sööd ikka kala ka, on ju. Ja vahepeal sööme liha või siis näiteks burrata just on hommikuks väga mõnus. Mingi valkrasv ühesõnaga. Jah, valkerasv hommikuks, et 2-aastasest peale oled sa niimoodi söönud. Kuidas päev edasi kulgeb? No siis sealt tulevadki need toimetused, mis kellelgi on vaja teha, et mina vaatan oma tööasju, tema vaatab oma kooliasju, et koduõppel siiski me nüüd 3. kooliastmes kasutame võimalusi käia veebitundides, et ei pea vanemad siis kõike koormust ise kandma, et on natukene lihtsam. Ja sealt läheb jälle päev, et kes läheb trenni, kes läheb välja jalutama. Mis te lõunaks sööte? Lõunaks on alati liha. Alati liha. Ja ma tahtsin tegelikult Angelat tänada, sest tänu sinule ma avastasin tartari ja see on nagu mu kõige lemmikum söök, nagu ma sõin eile seda, ma söön seda iga nädal, see on nagu nii hea. Sa ise siis kuidagi noaga lõikad või kääridega või teed hakklihast? Ma tean, et sina vist lõikad kääridega. Ma olen eluaeg teenist, ma panen hakkliha ja see on minu jaoks nagu tartar on ja. Aga nüüd üks kord hiljuti alles, kus juures mõned kuud tagasi ma pidin esimest korda nagu seda päris tartari tegema, noaga hakkima, see oli ikka piin ja siis ma mõtlesin, et restoranides see tartari hinda tavaliselt vaatad, mõtled, et nii kallis, aga siis ma nüüd siin vast tagurpidi, et tegelikult peaks just rohkem panema, et ma küsiks palju rohkem selle restorani tartarist, see hakkimistöö on nagu nii ulme. Aga jah, siis ma avastasin, et kääridega saab ka selle liha ilusasti sealt katki lõigata. Mis sa tartari sisse paned? Sibulat, hapukurki, mitte hapukurki, soolakurki, siis ilma suhkruta ja kapareid. Muna paned ka? Muna oleneb pigem vutimuna. See on nagu siuke mõnus. Karnivoorid. Ühesõnaga süsivesikute nagu ka väga siis ei tarbi arusan, jah? Selle osakaal on tagasihoidlik, et meie süsivesikud tulevad põhiliselt köögiviljast, natuke sööme teravilja ka, aga jah, sellist suurt süsivesiku söömist kohe kindlasti ei ole, nagu tavaliselt tänases maailmas on. Nojah, tavainimesega, kes sööb nii-öelda seda tavainimese toitu, sellega ma ilmselt ei saa võrrelda, kui juba hommikusöök algab ilma süsivesikut, et mis tavainimesel täpselt nagu mainisite, krõbinad ja saiakesed ja asjad seal on, et minul oleks kohe kõht tühi, ma ei saa süüa putru hommikul. Ma oleks juba 1,5 tunni pärast nälg majas selle peale, nii et ikka korralikult valku. Ma tean, nüüd paljud inimesed panevad näiteks munapudru sisse, natukene parem variant juba on ju. Aga ikkagi just see süsivesiku pealt hommikut alustada, see emotsioonid ja nagu päev on kohe nagu rikutud, sama nagu see ärkamine, et nii kui sa mingi kella peal ärkad või oled vähe maganud ja trotsi täis, siis ei ole see päev see, mis ta olla võiks, on ju. Kui ma mõtlen oma vanaema vanaisa peale, siis kuidas nemad said? Igaks hommikuks, kui maale läksime, oli munapuder lihaga ja kui vanaisa enne kui tööle läks, kulbiga rasva ka veel. Sest rasv annab energiat. Jah, ja lõunaks oli siis mingi supp või 1 päeva toit lihaga ja õhtul olid süsivesikud, et siis kas oli puder või pannkoogid ja niimoodi, et hommikus ei pandud süsivesikuid talus elades. Huvitav, et õhtuks nagu mingi puder tehti siis? Jah, seda tehti õhtuks, oli puder või pannkoogid, jah. Kas sa oled proovinud mingid organid ka süüa? Jaa, maksa söön ka, jah. Toored või praedera? Praedera. No niimoodi, et pool jääb tooreks niimoodi. Südant olen ka proovinud. Kus midagi olen veel või? Mis meil seal veel? Aju me ei ole. Sina oled söönud? Me oleme söönud siis oinamune, jah. Need on ära proovitud, aga maks on selline, maks on hästi tavaline, see on iga nädal, südant ka, mina armastan väga südant süüa. Paljud isegi ei tea, et see süda, see on nagu liha, nagu steik on ju, et ta on ju lihas. Mulle see väike kanasüda ei meeldi, aga mis see on koprasüda või? Mis me sõime kunagi? Koprasüda? Või mingi ulukisüda või mingi asi oli, et ta süke hästi suur. Ulukisüdat oleme ka söönud, aga see on siis, kui me tõesti kellegi juures kodus, kes on ise jahimees, saame süüa, aga muidu jah, tavaline on, et kana, Äntu mõisa kanasüdamed ja vahepeal ka mahe seasüda. Nad on küll nagu hästi erinevad, et seda sea oma peab ikkagi kauem tegema, et kana oma saab tekst viirud ja korraks natuke pannid läbi ja ongi mõnus söök valmis. Ma tahtsin veel küsida toidu kohta, aga sinna ta läks. Õhtuks
ütlete ka siis toidulisandite, kui te maksasööta ja saate tegelikult lihast palju vitamiine mineraale kätte, et kas te võtate mingid toidulisandeid ka ekstra juurde? Siiski võtame juurde, sest et ikkagi see tänane loom, ta ka ei saa enam nii palju kätte, kui varasemalt nad on kätte saanud, nii et ja eks elu jooksul on seda defitsiiti tekkinud, et meie kehaga on niimoodi, et kui ta ei saa parajas koguses mineraalaineid või ei ole mingisugustes etappides saanud, siis kahjuks ta toite mineraalainete asemele kogub omale toksilisi metalle, mis ka teevad, ütleme, et seal 5-50% ulatuses võib-olla selle nii-öelda algosa töö ära, aga sellega tuleb kaasa nii palju negatiivseid kõrvaltoimeid ja neid on meil kõigile kehasse ladestunud ikkagi elu jooksul üksjagu palju, no tänased beebid juba, nendel on juba nii palju neid kaasas, kui ma teen juukseanalüüse ja ma näen, mis ma alla-aastaseid üldse ei julgegi testida enam, sest see on nii masendav pilt, et ma ütlen vanematele ka, et ärge nii väikseid tooge, et räägi natuke sellest juukseanalüüsist, kuulajad võib-olla ei ole kursis. Juustes on meie vägi. Ja justest me saame tegelikult lugeda seda, kuidas meie keha reageerib stressile, ehk siis kasutab kõike, mis tal on, selleks, et oma elutegevusega toime tulla. Et sageli arvatakse, et me saame sealt vaadata, et kui palju meil kehas otseselt midagi on, aga tegelikult juukseanalüüs seda infot meile päris ei anna. Et pigem ta näitab meile seda, kuidas töötab meie närvisüsteem, kuidas töötab meie hormoonsüsteem, milline on meie immuunreaktsioon. Et ka seda, kas me oleme ekstrovert või introvert, on võimalik juukseanalüüsi pealt näha. Nii et palju emps sulle juukseanalüüse teeb? Palju. Vahepeal juuksur küsib ka, et miks nagu siin kuklas mingi süke siilipesa on. Kuidas see käib siis? Selleks on tõesti vaja lõigata juuksed siit kõrvadest allapoole jäävast piirkonnast. Et igalt poolt ei saa võtta, sest et testitud on, et oleks selline homogeenne piirkond, et teada, kust mida võib oodata. Sa siis lõikad juuksed peast ära? No kahjuks tuleb lõigata kogu ulatuses, aga kasutada saab ainult seda kõige ülemist juppi. Sellist 1,5–2 sentimeetrit. Sinna läheb natukene rohkem, et ütleme selline, ega mõned väiksed salgud lähevad, jah. Et praegu ma testingi ühte uut laborit ka ja see uus labor tahab nii palju juukseid, mul on küll selline siil kukla peal, et aga vaatame, mis sealt siis tuleb, et ma pean 2 korraga saatma, et kasutan seda, kus ma olen kogu aeg saatnud ja siis vaatan teist võrdlusaluseks juurde, et mis tuleb. Et tavaliselt muidugi see kogus ei ole suur, et on vaja lihtsalt toksilised metallid vajavad natukene rohkem materjali, kui me tahame ainult toite mineraalaineid vaadata, siis sinna läheb tegelikult hästi vähe. Nii et ühesõnaga igas vanuses naisele saab juukseanalüüsida, meestele ka, või kui neil on lühikesed juuksed või lühikeste juustega naised? Et siis lihtsalt meestel tavaliselt lõikame see kuklarandi ära. Et selle natuke laseme kasvada ja kasutame seda, et kui ei tule seda 1,5–2 sentimeetrit kokku, no et ei pea kasvatama, kes on harjunud ikkagi ennast puhtaks laskma pea, et siis ei pea käima ringi paar kuud, kuni see udu seal kõik lendleb, et saab võtta varem ka juba. Juukseanalüüs, appi kui põne, pole varem isegi kuulnud. Ja selle järgi siis saab ühesõnaga kõik asjad sealt kätte ja selle järgi saad siis inimesele soovitada järgmisi samme. No see ongi sellest, et inimesed on alati nagu üllatunud, nad on harjunud, et analüüsidele öeldakse neile, et teil on kõik korras, aga kui inimene läheb analüüsi tegema, seda tavaliselt ei tunne, et tal oleks kõik korras. Aga juukseanalüüs, tõepoolest inimene tunneb ennast ära seal, need mustrid seal, et me saame ka emotsioone lugeda. Et sellepärast, et kõik see, kuidas meie keha reageerib, see väljendub biokeemiliselt. Ning me ei vaata seal seda lühiseisu nagu veres, et seda hetkeseisu, vaid me vaatame umbes 2–3 kuu seisu, et kuidas on keha 2–3 kuu jooksul stressile reageerinud. Millised on olnud tema võimalused, et kas ta reageerib üle või tal on just nii vähe ressurssi, et ongi nagu maas lamab ja samal ajal kui sõjaseisukord ümberringi on, et kuidas see keha toimetab, et kas tal on jõudu või tal ei ole jõudu. Mis need esimesed sammud on, mis sa siis inimesele soovitad? Toitumine on seal on ja? Ja tavaliselt, kuna toitumise muutmine on üsna mahukas, arvestades seda, millised soovitusi ma annan, siis me alustame tavaliselt kõige toitumisega peale. Ning justest me näeme ära sellised metaboolsed tüübid, et inimene on, et kas ta on kiire ainevahetusega või ta on aeglase ainevahetusega või ta on kuskil segarežiimis
või siis ideaalis, mida tänases maailmas praktiliselt enam üldse ei näe, on see, et ta on tasakaalus. Seda tasakaalus varianti mina oma klientuuri hulgas näinud ei ole, aga ma tean neid inimesi, kes on pikaajaliselt teinud juukseanalüüse ja pikaajaliselt oma kehakeemiat tasakaalustanud, me räägime siin ikkagi umbes 25-30 aastast, siis nendel on see tasakaal olemas. Väga põnev. Ma ikkagi nüüd tahan veel teada, et kui inimene tuleb sinu juurde, mis need põhiprobleemid on, millega tullakse? Väsimus ja ärevus on number 1, jah. Et üks füüsilisest kehast ja teine siis emotsionaalsest maailmast, et see on peaaegu et universaalne, millega pöördutakse. Ja siis hakkab pihta töö, jah? Siis hakkab pihta töö, jah, et saadame kõigepealt juuksed laborisse testimiseks, aga sellel ajal me vaikselt juba kas on mingid muid teste ka või ainult ongi need juukseanalüüsid? Mina kasutan ainult seda ja selles mõttes, et selleks, et ristida elujõudu, see on minu jaoks kõige parem tööriist, sellepärast, et vereanalüüs asju pole vaja, jah? Et seda ma ei vaata, jah, et vereanalüüs on ikkagi haiguste diagnoosimiseks ja raviks, et mina diagnoosimise ja raviga üldse ei tegele, et anname kehale tööriistad, vaatame, kuidas kõik need erinevad valdkonnad toetavad elujõu kasvatamist või hoidmist ning otsime välja need nõrgad kohad, mida siis oleks vaja timmida. Ja siis saab keha juba kõik ise ära teha, et kui tal on olemas vahendid, kui tal on lõputut jõudu, miks ta peaks siis ennast halvasti tundma. Mis sa oma pere puhul timmid? Mis vahendeid sa kasutad? Et ma võtangi et 2 põhiasja ette, et see füüsiline ja emotsionaalne, et tegelikult ju kõik algab närvisüsteemist, aga seda närvisüsteemi mõjutab absoluutselt kõik. Alates toidust, õhust, veest, kuni meie alateadlike uskumuste ja elukogemusteni välja. Et ma pööran kõigele tähelepanu ja inimesed vahepeal küsivad, et kas sa hulluks ei lähe, kui sa absoluutselt kõigega tegeled, et kui ma teeks seda ellujäämisrežiimist sellest kohast, kus vaataks, et kuidas üldse elus püsida ja hakkama saada kui keskmise inimese jaoks elu on võitlus, on elujäämise nimel võitlus ning sellest kohast tõenäoliselt on üsna keeruline. Elu nautida ja päriselt elada, on ju? Jah. Et see ellujäämisprogrammis elamine, seal on väga keeruline tõesti tegeleda kõigega. Aga kui sa oled omale juba selle vundamendi loonud, siis on nii lihtne ja see on nii loomulik. Et me saame kõike, mis me teeme, teha lähtuvalt kas armastusest või hirmust. Ma alustasin hirmust. ja see oli päris raske. Hirmus tegemine, aga aja jooksul ma olen kõik need hirmud seal järjest nii, nagu nad üles tulevad, neid puhastanud, neid on muidugi veel, sest et ikkagi inimene. Ikkagi inimene, et see inimkehastuses olemine, eks see ongi üks lõputu õppimine. Aga ma olen jõudnud sellesse kohta, kus need asjad, mis ma enda heaks teen, ma teen need armastusest, mitte hirmust. Ning see energia on juba hoopis teine, sest see armastuse energia, see ei saa otsa niimoodi. Hirmu pealt tehtud asjad, need kurnuvad ära inimese. Ja siis nad lõpetavadki sinu juures. Jah, võib nii ka öelda. Kuigi minu juurde jõuab ka üha enam neid inimesi, kes on jõudnud päris heasse kohta, aga kes tahavad siis näha, et tahavad sellist suuremat pilti näha, et mis siis toimub ja millega võiks veel ennast toetada. Et kui alguses tuli ainult neid inimesi, kes olid väga väsinud ja ärevad, siis täna jõuab ikkagi üha rohkem neid, kes on juba töötanud ennast paremasse kohta, aga nad tahavad veel näha, kuhu on võimalik jõuda. Nii nagu mina isegi, ma tahan näha, mis selles inimkogemuses võimalik on. Räägime natuke veel sellest koduõppest, minu lemmik teema. Kui te selle otsuse vastu võtsite, kas sa kartsid ka? Siis ma kartsin väga, sest et tollel ajal, sellest on nüüd möödas juba 9 või 10 aastat, jah, 10 aastat on möödas sellest, jah, 10, jah. Ning tollel ajal ma ei olnud üldse selline inimene, nagu ma täna olen. Mul ei olnud sellist rahu ja kindlust ning ma alles tegelesin oma elujõu kasvatamisega. Ja ma ei osanud seda teha sellisena, nagu ma täna oma klientidele oskan pakkuda, et see on kõik tulnud läbi kogemuse. Ja minu kliendid täna saavutavad edusamme nii palju kiiremini kui mina omal ajal. Aga sa pididki selle kõik läbi tegema, et nüüd oma klientidele kõik see edasi anda. Täpselt, jah, niimoodi see läks, et olen saanud õppida ja ämbreid kolistada päris palju, et näha, mis töötab, aga minnes tagasi sinna, et ma alguses ma olin väga hirmul ja ma ei kujutanud üldse ette, kuidas see elu hakkab olema, sest tollel ajal ma käisin palgatööl ja tundus täiesti võimatu, et kuidas me kõik need asjad kokku panem. Aga
no tütar on mulle olnud selline äratuskell väga paljudes valdkondades, alates tervisest ja üleüldse oma elu eest vastutuse võtmisest. Ning ma saingi aru, et selle koha peal, kus ma olen, ei ole võimalik seda teha. Et tuleb hakata midagi muutma, esimene asi oligi see, et siis ma hakkasin õppima, et saaks tulla palgadelt ära, saaks teha midagi muud, saaks olla kodus, kodune ettevõtja, et oleks see aeg ja võimalused. No eks neid hirme alguses oli ja nii kui sul on hirmud, siis elu kohe ju näitab sulle seda, et inimesed olid üsna sellised skeptilised ja võidi öelda päris halvasti selle kohta, et kuidas ma julgen lapse koduõppele võtta. Aga nii nagu mina ise olen oma teemad läbi töötanud, ajas enesekindlaks saanud, siis täna ei küsi enam keegi. Et see on nagu täiesti teistmoodi, aga see algus on hirmutav. Aga algus ma saan siis aru, 2 aastat käis ikkagi koolis koha peal, jah? Ei, see koolis käimine oli meil 2 nädalat pigem. Eriti hästi. Aga kas sa kunagi nagu mõtled või tunned ka, et tahaks väga kooli minna või tahaks nagu seal pingis õppida, istuda hommikust õhtuni või? Ma ei tea, ma mõtlen nagu gümnaasiumiga, aga samas ikkagi võimalus on jääda gümnaasiumil ka vist koduõppel, on ju? Gümnaasiumis on e-õppel ja võimalik jääda, jah. Et siin on aega veel 2 aastat, et natuke on aega mõelda veel. Et plaanid, et lausa läheks mõnikord koha peale kooli või nagu täitsa või? Mõtlen selle peale veel. Aega on. Jah. Sellega aega on ja selles mõttes, et paljud koduõppelapsed teevad seda, et nad võib-olla vahepeal proovivad kooli ja lihtsalt kogemuse mõttes on ju, et näha, et mis mulle sobib on ju ja milliseid uusi mõtteid saan. Lapsevanemaid, kes nagu kardavad, et kui ma nüüd lapse nagu koduõppele võtan, siis tal ei ole sõpra, ta jääb mingist sotsiaalsest elust ilma aga huviringid. Seda probleemi ei ole üldse, et huviringidest ja meil tegelikult on nagu mingid koosõppekeskused, kus me siis saame koduõppeperedega kokku. Ehk siis seal on ka seltskonda ja üksi ei jää kindlasti. Nii et see on lihtsalt müüt, jah. Ja siin tuleb lihtsalt ise teadlikult tegutseda, et kui me elasime võõrsil, siis seal oli nagu väga hea tugistruktuur olemas, et kohe nii kui nagu pea ees sinna tundmatusse vette hüppasime, siis olid olemas inimesed, kes päästerõngaga kohale jooksid ja toetasid. Kui me tulime Eestisse tagasi, siis ma sain aru, et ma tahan osaleda ka siin millegi üles ehitamises ja pakkuda lapsevanematele tuge selles. Ning jah, kohe üks esimesi üritusi, kui Eestisse jõudsime, käisime koduõppe suvepäevadel, sealt saime kohe tutvusringkonna taha ning hakkasimegi sügisel Tartus tegema niisugust koduõppelaste ringi. Wow. Jah, esialgu kord nädalas pool päeva. Ja ainult Tartus, jah? See siis ainult Tartus, jah. Et hiljem ma läksin ka koduõppekeskusse juhatusse ja aitasin seal seda teemat vedada, siis kui see kõige keerulisem aeg oli COVID ajal, kui hästi palju oli tahtjaid, siis ma lihtsalt rääkisin sellest kogemusest ja julgustasin inimesi, kuidas ma ise nagu selle silla ületasin, õppisin ümber ja tulin koju ja kuidas see oli nagu super hea otsus, et esialgu tundub tõesti väga hirmuäratav, et kuidas ma hakkama saan. Aga selles mõttes, et koolis me oleme kõik ära käinud, et see koduõppel on juba märkimisväärselt lihtsam minu meelest, nii et need on lihtsalt teatavad müüdid, on ju, mis me oleme endale kollektiivsest teadusest võtnud, et tegelikult ei ole seal midagi hirmsat ja õppima ei pea niimoodi, et iga päev teed kõik ained läbi, vaid me teeme ikkagi epohhide kaupa, et süveneme järjest. Et võtate näiteks ainult bioloogia ja siis õpid mitu nädalat järjest ainult ühte ainet või? Jah. No selles mõttes, et mõned asjad, eesti keel ja matemaatika jookseb meil alati paralleelselt, et selles mõttes, et need on nagu nii mahukad ja lõpueksami ained, aga ülejäänud asju me teeme jah niimoodi. Teeme ära järjest. Ja nagu loogiline. Jah. Et sa võtad teema, teed selle endal selgeks ja võtad selle informatsiooni ja salvestad endasse. Ega koolis sa tegelikult ei õpi, kes õpetaja nagu proovib õpetada ja siis tegeleb nende lastega siis, kes on seal, ma ei tea, ärplevad või on püsimatud, et siis tegelikult õppimiseks ei jää üldse aega. Siis minust see koduõpe on ka nagu väga hea võimalus. Saad omast tempos täpselt individuaalselt kõike teha. Ma ei tea, kas see oli Eestis, aga ma just hiljuti lugesin uudist, et oli kool,
võeti siis näiteks 9. klass ja tehti klass pooleks keskmise hinde järgi. Et lapsed, kellel oli keskmine hinne üle 4,5, pandi ühte klassi ja lapsed, kellel oli alla, pandi teise klassi. Ja siis hakkasin seal neid kommentaare lugema ja siis vaatasin, et tegelikult inimesed nagu olid nagu positiivsed selle nagu otsuse suhtes, et ma nagu arvasin, eeldasin juba, et kõik on seal, mis asja, mis diskrimineerimine on, aga tegelikult nagu rahvas nagu oli isegi nagu positiivne, ma ütleks, et täpselt, et näed, et nüüd õpetaja saab pühenduda siin nendele lastele rohkem ja nad saavad täpselt omas tempos võtta ja tegelikult see koduõpe täpselt samamoodi nii individuaalne ja nagu areng on ju hoopis teine. Ja see võimaldab, sest kui on väga hea selles mõttes, et minul endal oli keskkoolis, meil jagati matemaatikas niimoodi hinnete järgi 3 paralleelklassi, jagati 3 tasemeks. Ma arvasin, see on mingi uus asi, mis tehakse nüüd, aga tegelikult. Aga see võimaldas nii palju paremini õppida, et hoopis teiseks läks. Aga kodus on jälle et selles mõttes, et kui, ja kodus on jälle see, et kui sa ei oska, siis saab lapsevanemaid kokku koguda, keegi ikka oskab, on ju. On teil olnud selliseid hetki? Jah, ikka on, jah. Ja siis tulevadki teised appi ja teete koos? Teeme koos asju, ja praegu on 3. kooliastmes on tegelikult kooli poolt ka päris palju tuge, nii et see on juba teistmoodi ja lihtsam. Minu arust mitte midagi karta ei ole, sa saad olla oma lapsega koos, sa saad kogu aeg tema arengust osa, et ei kasva lahku, ei teki selliseid probleeme, nii nagu sageli tekivad need võõrandumised ja teineteise mittemõistmised. Et koduõpe on sisuliselt, selles mõttes, et see on väga-väga suur närvisüsteemi treening, et õppida toime tulema nende teemadega, millega võib-olla et kui laps koolis käib, ei jõuagi ja ei olegi aega, ei olegi fookuses tegeleda. Sest te olete pool päeva lahus, üle poole päeva, pluss veel huviringid sinna otsa, et millal see ema-lapse aeg siis üldse on pereaeg. Tahtsin küsida, kas te olete mingeid lisaaineid ka omal nagu sisse võtnud, et näiteks on koolis need konkreetsed ained, aga sa oled võtnud näiteks, ma ei tea, mingid söögi tegemised, mingi toidu kasvatamised, ma ei tea, mingid muud siuksed asjad? No inimeseõpetus meil on vist juba programm on, ma ei tea, mis klassist peale kõik läbitud ja kuhjaga pealegi tehtud, et kindlasti. Ja me alustame füüsikaga ka, me alustame tegelikult juba vist 1. kooliastmes, see füübitsa ja miks ma ei tunne maad pöörlemas ja mis teemadega me tegelesime, et nii nagu huvi on, et selles mõttes see ei pea ju piirduma sellega, et teed hädavajalikud asjad ära ja siis te tegeled sellega, mis last huvitab. Nii et kindlasti söögi valmistamine, meil on ikka superkokk kodus, nii et tartarid ja värgid, särgid kõik olemas, ja? Meil on ikka restorani tasemel toidud tulevad juba Saskia käe alt, nii et ikka aega. Kusjuures mul on endal samamoodi, et ükskõik kus restoranis ma olen tartarri söönud, siis kõige parem tartar, mis ma olen saanud, on oma kodus tehtud tartar. Ja siis ma mõtlengi vahest, et miks ma pean minema välja ja maksma, kui ma teen ise kodus paremini. Saskia teeb tõesti võrratuid toita. Mis sul veel meeldib teha? Mulle meeldib teha hakklihaga mingit chili con carne, on see õige nimi või? Siuke hakkliha, tomatikaste, niimoodi süüa seda. Ja mingit makaroni asja ei ole? Ei. Ilus. Siis meil on lillkapsas selle juures. Aga India köögist, mis sa teed meile? Ma ei mäleta. Karrid, paparad. Karrid, ja. Näiteks lambalihaga või siis veiselihaga. Kui vana sa oled? 14. Selles mõttes, et kui ma sünnitusmajast koju tulin, siis panin lapse sinna tööpinna peale ja niimoodi ta kasvas. Et ta hakkas juba, ta ei olnud veel 4, natukene enne oma 4. sünnipäeva keeras köögiukse lukku, ma mõtlesin, mis seal nüüd toimuma hakkab. Ja kui see tunnikese pärast lahti tehti, siis oli terve 5-liitrine potitäis porgandipüree suppi tekkinud sinna. Sa räägid päriselt. Ma ei tea, kus sa seda tõsta jõudis. See oli õunaporgandisupp, ma ei tea, mis asju ma tegin, see oli igatahes, ma tegin selle valmis. Ta oli kuskilt inspiratsiooni saanud, et pane köögivälja püree, siis pane õuna ja siis ta tahtis seda kohe järele katsutada. 4-aastaselt. Ta ei olnud veel 4 isegi, tal oli 3 aastat. Aga ma mäletan väga hästi, et ma olin selle suure potiga seal pliidi ees, või mitte pliidi ees, kraanikausi ees, mõtlen, et okei, päris raske on, aga sain ikka. Kuskil kokaraamatust siis vaatasid või? Seda ma ei mäleta. Ta oli ikka, ta oli jälginud, aga talle meeldis selles mõttes ka, et kui me käisime näiteks kuskil väljas söömas, tema tahtis igal pool kööki minna. Väiksed tüdrukud muidugi suure hea meelega kutsuti kööki vaatama, tahtis näha, mis tehakse. Nii et et ta on ka köökides käinud niimoodi ja muidugi see, et kõik, mis ta on näinud, mis mina teinud olen ja sealt edasi,
ega siis oli, tegelikult ta hakkas juba varem niimoodi, aga niimoodi, et ta ise oleks täiesti kõik otsast lõpuni teinud, see oli siis umbes 3 aastat, 10 kuud, et aga muidu mingi aeg oli, ma iga õhtu nühkisin neid munakollaseid köögipõrandalt. Et ma lihtsalt lasin tal teha. Ja üks võib-olla hea mõte, et kui ei julge, et lapsele nuga kätte anda. Lapsed vigastavad ennast siis, kui nad on tujust ära. Ja kui neil on vaja nii-öelda legitiimset põhjust nutta. Aga mina alati hoolitsesin selle eest, et kui ta läheb süüa tegema, siis tal on emotsionaalsed vajadused täidetud. Et ta on rahus. Ja seda ei juhtunud mitte kunagi. Alles siis, kui ta oli väga-väga palju suurem, siis ta ühe korra lõikas noaga sõrmega, siis oligi just see sama koht, et tema emotsioonid ei olnud tolles hetkes tähelepanu saanud. Aga see väiksena, see oli täiesti... Ma ise imestan ka praegu. Ma mõtlengi just see teema nüüd, et lapsevanemad liiga palju hoiavad, keelavad, pärsivad seda laste nagu iseseisvat arengut, on ju, et mis sa ütleksid siia nendele vanematele, kes hästi kardavad ja põevad oma laste pärast, ei julge neil lasta õues kuskil, ma ei tea, redeli peal ronida, äkki kukub, äkki hüppab vette, mis iganes, et mis ta teha saab? Kuidagi ennast vabaks lasta või mis mõtted pähe panna talle? No see ongi, kõik algab siit pihta selles mõttes, et kui meil on väga suur hirm lapse tervise pärast, tema ellujäämise pärast, siis tõenäoliselt me oleme ise midagi kogenud, kus kas meiega on midagi juhtunud, meie vanemad on läinud sellest juhtumisest täiesti krampi ja meie oleme selle krambi enda sisse võtnud. Eelmiste elude kogemused. Ka eelmiste elude kogemused, nii et ka selle elu kogemused võimendavad seda kõike. Et seal on, alati kui meil on see hirm, siis see on kutse vaadata iseenda sisse, et miski, mis tahab tähelepanu, miski, mis tahab tegelemist, et see ei ole loomulik, et me meeletult pabistame oma lapse pärast, et selles mõttes, et lapsel on väga raske areneda, kui ta tunneb, et vanem on hirmul. Osad lapsed siis tõmbavad ennast hästi vaoshoituks selles kohas. Vanem ei pea isegi ütlema midagi, vaid laps tunnetab selle nagu ära, on ju. Ja ta tajub ära selle, et mõni läheb hästi vaoshoituks, aga teine hakkab just vastupidi pakkuma vanemale hästi palju võimalusi selle hirmuga kontakti saada. Nii et vanem peaks vaatama iseenda sisse ükskõik, kui mingi hirm peaks esimene. Mina istusin oma hirmudega, mõtlesin, et ma täiesti ratsionaalselt mõtlesin maha olgu, et mis saab juhtuda. Kui ma mõtlesin iseenda peale, kõik juhtumised on alati nendest kohtadest, kus ma olen peas ära, ma ei ole kehas kohal, miski mind häirib, ma olen millegi pärast hirmul endast väljas, mingisugused emotsioonid keevad sees, et siis juhtuvad asjad. Mis võtteid sa kasutad, et kehasse kohale tulla? No tänaseks ma lihtsalt olengi nagu hästi tugevalt kehas kohal, hästi tugevalt kehastunud, et ma kogu aeg, kõige lihtsam asi on see, et tunnetada kogu pinda endal. Ja mina kogu aeg tunnen, kus ma istun, mille peal ma seisan, mul on see kontaktitunne. Võib-olla kui mõni emotsioon läheb hästi tugevaks, siis ma võin sellest välja tulla, aga lõviosa ajast mul on hästi tugev kontaktitunne selle keskkonnaga, kus ma olen. Et see on esimene asi. Et teadlikult kogu aeg luua, nii nagu loomad on, et nemad on, sa vaatad küll, et ta jookseb seal lõbusalt mõnusat ringi, aga kui kuskil on kasvõi mingisugune väike auk on maas, mingi väike vääratus, ta on kohe kohal, et ta nii reageerib, aga samas on ta lõdvestunud. Et meie võiksime ise olla samamoodi, et täielikult selles kehas kohal, aga samas lõdvestunud. Et see pinnatunnetus on alati minu meelest esimene asi, sellepärast, et kui me siia sünnime, siis selle sünnimomendi kõige raskem hetk ongi tulla sellest täielikust hoitusest tundmatusse välja, et kuidas keegi tuleb, mõni tuleb suure kolinaga, mõni tuleb väga ilusasti käte vahele, et sealt jääb palju hirme sisse, et beebi kõige rohkem kardab seda, et ta kukub käte vahelt maha, et teda ei hoita, et see on meie närvisüsteemi baashirm ning selle pinnalt kogu aeg luua seda kontakti sellega, mille peal me oleme, tajuda, et maa kannab, ma võin õlad alla lasta, ma võin lõdvestuda, et see võiks olla esimene, ma kasutan muidu väga palju võtteid, et ma olen aja jooksul nii põnev oma klientide puhul ka, et sa rääkisid, teil on need füüsilised ja siis vaimsed on ja pooled seal, et mis need vaimsed täpselt võtted ja nipid, trikid seal on? Mulle meeldib täna kasutada hästi palju energiameditsiini võtteid, et kuidas ennast nende abil kehasse tuua, et võib-olla mõtlen, mis oleks mõtlesin kohe kõige lihtsam näidata.
no see sõltub sellest, näiteks kui inimene on ärevuses ja sa pead istuma kusagil ja sa ei saa nagu mingisugust koputusi ja muid asju tegema hakata, siis võtad oma parema käe ja paned siia, ma ei tea, kas on siit hästi näha, siia roieta siia alla hääda, siin on põrn on siin all. Ja vasaku käega võtad siit küünarnukist kinni. Et see on üks hoid, mis hästi aitab meie võitleja põgene režiimi siis maha võtta. Nagu rahustab kuidagi või? Jah, see rahustab. Mõtlen just, et võib-olla inimesed ka alateadlikult võtavad ju selle asendi. Tihti võetakse asend. Võib juhtuda, et me ei ole ta täpselt nende kohtade peal käed, aga me hakkame siis ennast ohjama selliselt, aga just, et see parem käsi põrna peale ja vasakuga siit kinni, et see võiks olla tõenäoliselt, see ei ole kiire, aga seda saab põhimõtteliselt igal pool kasutada. Et selle võiks olla nagu hästi lihtne. Kiire võtta näiteks, minule meeldib see, et ma olen vasaku käe südame peale ja nüüd siin 4.–5. sõrme vahel siin siis see ala, siia koputan teise käega, 10 korda koputan, hingan sisse. Siis kui olen 10 korda ära koputanud, siis hoian 10 sekundit hinga kinni, nii et ei koputa ja siis 10 sekundit välja hingamisega. Koputan uuesti. Selle rütmiga see minu meelest töötab kõige kiiremini. Aga mul on erinevateks olukorradeks erinevaid asju. Fookus hingamisel või see koputamine ka reaalselt midagi, või see on lihtsalt, et sa loed neid numbreid? See mõjutab ka, sest see on üks hästi tugev stressipunkt siin 4. ja siis 5. siis sõrme luu vahel. Ja see, et käsi südame peal, siin on ka oma loogika taga, sest et stressireaktsioonis tegelikult ainult ekstreemolukordadest võetakse südamelt energiat. Siis keha püüab kaitsta nii palju kui võimalik südant ja võtta igalt poolt mujalt. Et kellel nüüd stressireaktsioonis ikkagi süda hakkab juba puperdama, siis peaks nagu päris palju tähelepanu pöörama selle stressireaktsiooni maandamisele. Ja ma on kindlasti sulle ka kõiki neid võtteid õpetanud, on ju. Kas sa ise oled ka kunagi pidanud kasutama neid? Kasutad sa igapäevaselt tihti? Mitte igapäevaselt, aga jah, kui ongi näiteks täna siia tulles ka oli siuke nagu elevus ja siis tegin ka seda. Ja töötas? Ja tema oskab päris palju võtteid, et teada ka võib-olla ühe asja, kui inimene tunneb, et pilt läheb eest ära, hakkab ära minestama, siis need on keskmised sõrmed, aga need on hästi tugeva elektrienergiaga sõrmed. Ühe paned siia 2 kulmu vahele ja teise paned nabaauku ja natukene tõstad. See kerge survega vajutad, nii nagu hoiaks münti vastu seina, see ei ole üldse tugev surve. Ja see toob, isegi minestunud inimesed toob sageli väga kiiresti teadvusele tagasi. Et see paneb keha energiasüsteemid kokku. Ja. Nüüd räägi natuke nendest füüsilistest punktidest veel, et üks oli meil toitumine, mis me sinna juurde veel lisame. No toitumise juures hästi oluline on tegeleda mikrobiomiga. Et meile ka ju teadusuuringud näitavad järjest rohkem, kui oluline on mikrobioom ning kuidas see hoiab meid elu ja tervise juures ja kuidas meie tänased probleemid hästi palju on seotud sellega, et see mikrobioom on nii vaeseks jäänud väga erinevatel põhjustel. Et sellega kindlasti tegeleme, et esimene asi ma panen inimesed kondipuljongit jooma, et üleüldse see seedetrakt, kogu see soolestiku ala siin saaks ilusti vooderdatud. Miks just kondipuljong? Sellepärast, et seal olevad aminohapped aitavad hästi siis vooderdada ära. Et need rakud võiksid olla ilusti niimoodi tihedalt koos, et kõik rakud on üksteise vastas, aga tihti meil on sellised vahed vahel seal soolestikus, peensooles eriti. Ja siis nendest vahedest läheb poolseedimata toit vereringes, siis hakkab kõht valutama ja igasugust muud asjad hakkavad tekkima. Et selleks, et see nagu kokku sõlmitud saaks, siis kondipuljong on minu meelest üks kõige väärtuslikumaid asju, millest alustada. Nii paljud inimesed tunnevad, et kohe sellist nagu rahu tuleb, et jood ühe klaasi ära, hoopis teine olemine on. Et see väga tihti meil öeldakse ka kõhugripid ja muud asjad, et sööge riisitummi, jätke need riisitummid, kus see ja teine, et jooge kondipuljongit. Miks üldse eestlane peaks riisi sööma? Jah, absoluutselt. Et kondi ja vana hea kondipuljong, jah. Mikrobiomiga hakkate tegelema? Ja, et see on hästi tähtis, et mikrobiomiga saab tegeleda mitmed. Esiteks me loome selle keskkonna, et ta saaks üldse seal püsida kondipuljongi abiga ning teiseks, kuidas saada sinna häid baktereid juurde, et minule meeldib kodus ise jogurtit teha, sellist hästi kanget jogurtit konkreetsetest bakteritüvedest.
aga seal peab alati nagu vaatama, et meie tavalised probiootilised segud, mida müüakse, ei erista üldjuhul histamiini lagundavaid, histamiini neutraalseid ja histamiini tootvaid baktereid. Et teaduses on võimalik välja selgitada läbi siis DNA, et kas see bakter on üks, teine või kolmas liik. Ning tihti tänasel inimesel üha enam on seda, et see soolestik on nii kehvas seisus, nii palju tekib histamiini põletiku reaktsiooni tõttu, et probiootikumid võivad seda võimendada. Et mõni inimene ütlebki, et kas ta joob iga päev keefiri, sööb hapukapsast või võtab purgist midagi ja ütleb, et ta oleks nagu purjus kogu aeg. Et on nii kehv olla, et miks ei aita mind. Aga siis ma räägingi sellest, et kõigepealt on meil see soolestik vaja ära vooderdada, et sealt ei pääseks asjad enne liikvele, kui nad on täpselt õigesse vormi, õigesse suurusesse seeditud. Ning teiseks see, et me peame selle põletikuga tegelema ning vaatama, et kuidas me saaksime kehasse kõigepealt need bakterid, mis histamiini lõhustavad. Et mina ei anna kunagi seda üldsoovitust, et söö kohe esimese asjana hapendatud toite, sest hapendatud toidus jälle samamoodi on kõik need 3 koos. Et ma soovitan alati midagi niisugust, mis kõigepealt aitaks seda histamiini lõhustada ja siis, kui see soolestiku seisund paraneb, siis me saame järgmisi asju teha. Kas sa kunagi üldse haige ka oled või? Vahepeal, aga nüüd ma ei ole olnud alates maikuust. Yeah. No tal on sellist kõrget palavikku, sellist haigust on võib-olla, ma ei tea, kas 2 või 3 korda on elus olnud. Just mingid kiired organismi puhastused nagu ikka ja külmetus. Külmetus, jah. No selles mõttes, et need külmetused on tänases vajalikud, sest et need aitavad ka toksiine välja viia. Et ta on selline puhastuse osa, et ta kiiresti puhastab ära, aga jah, sellist palavikuga haigus ja sellist nagu, need on ikka... Seda ei mäleta. Ei mäletagi enam, millal viimati midagi niisugust tuli. Tegelikult öeldaksegi, et see külmetus ongi lihtsalt organismi puhastus, et nendest mürkidest vabaneda ja see ei nakku ühelt inimeselt teisel, nii et ma nüüd aevastan siin ja siis te jääte ka haigeks, eks ole, et iga inimene ise. Ja siis mõeldakse, et miks need gripihooajad meil on. Aga me oleme siseruumis, me hingame seda siseruumi kehva õhku, me ei saa päikest, me ei liigu nii palju. Täpselt need loodusrütmid, millega inimene nagu kooskõlas elab, et kõik tegelikult on loogiline. Absoluutselt, ja lihtsalt meil töötavad need peegelneuronid, et kohe tööle pluss siis see veel, et peegelneuronite pealt me teeme ikka palju asju järele, ja see ka jah, et võib-olla oleme jälle koos midagi ebaoptimaalselt teinud keha jaoks ja meil on vaja nüüd koos puhastuma hakata. No täpselt, et kui sa samas keskkonnas vaata inimesega elad ühes majas näiteks, on ju. Ja sa rääkisid enne ka vaata, et füüsiline ja vaimne pool, kuidas nad tegelikult omavahel seotud on ja täpselt, et tihti keskendutakse ainult ühele, jäetakse teine nagu ära, et hästi mingisugused spirituaalsed inimesed unustavad tihti nagu oma keha eest hoolt kanda, on ju. Ja vastupidi ka, et hästi need kehalised inimesed üldse nagu selle vaimse poolega ei tegele. Aga just see nagu koosmõju on hästi oluline. Ja mul on nii palju neid inimesi, kes on kas tegelenud ühe või teisega, aga nüüd paneme kokku ja vaatame, mis siis on võimalik, kui me kõike koos uurime ja aitame toetada. Räägi, mis need füüsilised teemad seal ikkagi veel on vist klientidega sisse viite? Et kindlasti ka ööpäeva rütmi hakata järgima, et tänane inimene kipub olema selline, et hommikul ei taha üldse valgust, on ju, ja siis kui on aega magama minna, siis kõik särab. Kas teil on mingid õhtu rutiinid ka, et ala 2 tundi enne voodit, telefoni ei ole ja pimendavad kardinad ja mingid punased valgused asjad? No see, me püüame. Pimendavad kardinad on küll ja siis meil on ka need UV-valguse vastased prillid või? Ja need oranžid prillid ja siis muidugi ka, et praegu oligi väga huvitav. Ostsin kööki elutuppa esimesed halogeenlampide asendused nii-öelda kollase valgusega, need pisikesed lambipirnid ja sest mõned olid läbi läinud, kohe oli näha, et see halogeen annab kollase kumalakke, aga kuigi sellel LED-lambil on see kollane riba seal ümber öeldud, et soe valgus, siis see täiesti sinist laigud. Ei saa olla seal ruumis, et see nii sinine oli see selline laik ja see hakkab kohe tähelepanu tõmbama ja ta on ebamugav, et eriti just õhtusel ajal on ebamugav.
et jah, et need valgused, et magamistoas ka, et kas siis panna see punane lambipirn või siis ka need soolalambid, mis siis kiirgavad sellist roosakas punast valgust välja, et see on ka juba väga palju parem lahendus, nii et jah, et ikka mõelda selle peale, et kuidas seda ööpäeva rütmi seadistada, et inimestele kõik need kellakeeramised, minu jaoks ei ole kellakeeramine üldse raske. Mu keha läheb juba ammu enne ikkagi, ma ütleks praegu juba kuskil 6 aega enne uuele režiimile, üle ise täiesti loomulikult. Õuevalgus ju ka, samamoodi meil on juba kell 6 õhtul pime. Aga teil on siis mingi kindel kellaaeg, mis te igal õhtul magama lähte? Jälle me püüame. See oleneb. See oleneb, jah, et selles mõttes, et varasemalt pidasime hästi tugevalt sellest kinni, täna kui väga hea on olla, siis mõnevõrra vähem. Aga see on jälle inimlik, et kui on hea olla, siis mingid asjad ununevad ja siis mingi hetk tuleb elu jälle meelde tuletama ja siis tuleb meelde, et et kõik ei olegi nii iseenesest mõistetav ja natuke pingutama ka vahest. Aga talvel on küll ikka kohe, nii kui sügisel ikkagi pimedamaks läheb, siis kohe tahan rohkem magada. See on nii mõnus. Ja suvel jälle kohe, nii kui siin juba märtsi algusest veebruari lõpust tajun olulist unevajaduse langust. Ja see on inimlik ja siis tuleb see mingisugune ühiskondlik info ja peale surumine, et kõik peavad magama mingi 7-8 tundi ja kõik peavad ühel kellaajal ärkama ja magama minema ja et inimesed ei kuule ennast enam. Ja talvel me magame ikkagi 10 tundi, ma arvan, ikkagi magame talvel küll jah, et see on mõnus, aga suvel on hoopis teistsugune olukord. Toitumine, ööpäevarütm. Puhastumine. Et selles mõttes keha võiks ju ise kõigega hakkama saada, aga täna on ka juba ju selge ka loomade peal tehtud uuringutega, et need, kes toksiinid pigem endasse kuskile sisse ära matavad luudesse, organitesse, et nad on tervemad kui need, kes kõik pauh välja ajavad, et lihtsalt see koormus on selline, et mina ei kasuta midagi selleks, et forsseerida aineid kehast, toksilisi aineid kehast välja, et võib-olla seda on vaja teha siis, kui on akuutne kokkupuude, aga mina akuutsete toksilisustega ei tegele, ma tegelen selle igapäevase toksilisusega. Kuidas te endal neid puhastusi teete? Minu jaoks ikkagi puhastuse aluseks on jällegi keha rahustamine, et kõigepealt, et üldse keha oleks selles parasümpaatilises režiimis, kus puhastumine toimub, sest et kui me oleme kogu aeg oravad rattas ja ellujäämise režiimis, siis ega see keha ei prioritiseeri üldse puhastumist. Ta prioritiseerib ellujäämist ning ellujäämise seisukohalt ei ole puhastumine sugugi mitte oluline teema. Et see saab kuskile sinna kaugele ära jätta, nii et esiteks juba see närvisüsteemi tasakaalustamine, autonoomse närvisüsteemi tasakaalustamine aitab kehal nii palju paremini puhastada ning juukseanalüüsidel kõige levinum muster, mida ma näen, ongi see võitleja põgene režiim on sees. Ja selle režiimiga, mis toimub, on see, et välja läheb rohkem energiat, kui sisse tuleb. Ja mis siis lõpuks juhtub? Lõpuks on kollaps, aga see kollaps algab selliste väikeste asjadega ja väikeste ebamugavustega, mida me peame hästi tavapäraseks, mis ei tule üleöö, vaid mis hiilivad vaikselt meile ligi ja meile tundub, et see on nagu loomulik osa vananemisest, mida see minu meelest ei ole. Ja ma just tahtsin öelda, et see on nii nagu vale arusaam või siuke nagu, et keha on kogu aeg punane, et kogu aeg iga päev mul on midagi viga, täna pea valutas, homme kõht valutab, siis mul mingi liigesed valutavad, siis mul on väsimus, siis mul on seedeprobleemid, et nagu inimene ei mäletagi enam või ta ei olegi kunagi tundnud seda tunnet, mis on nagu päriselt terve olla ja nagu päriselt selles terves kehas elada. Et kogu aeg on midagi ja siis ta elabki selles udus, pluss on suhkur ja kõik asjad sellest ikka rääkimagi on ja et see toitumine teeb ikka ka oma töö, et selles udus elada. Et inimestel on nagu meelest läinud, mis see päris nagu elamine on. Ja, et me arvame, et läbipõlemine on see, kui me enam voodist püsti ei suuda tõusta, aga läbipõlemine on, nii nagu minul on seda õpetatud, see on baasseisund, kust edasi hakkabki toimuma see, et üks päev on see vaevus ja teine päev on see vaevus. Et see on see koht, kus keha ei suuda enam hoida igapäevaselt püsivalt head energiat. Et see, kui juba ongi aeg-ajalt on väsimus, on igasugused erinevaid valusid, pidevalt on külm, tujutus, kehakaalu teemad, see on tegelikult juba läbipõlemise tunnus, see näitab, et kehal ei ole energiat, et see on väga drastiline lõppfaas, mida me peame läbipõlemiseks. Aga läbipõlemine on alusseisund sellele, et üleüldse püsivad probleemid saavad tekkida, et kui me ei ole läbipõlenud, siis meil ei ole püsivaid probleeme. Võib tulla akuutseid erinevaid asju, eks igasuguseid inimese õppetunde siin kehastuses,
aga sellised kroonilised probleemid järgnevad läbi põlemisele, mitte ei ole selle põhjustajad. Ma arvan, siin on oluline mainida ka seda, et oma tervisest peaks hoolt hakkama kandma täpselt juba noorukeas, mitte et sa oled nüüd 30 ja siis hakkame kätte võtma ennast, et ma olen praegu 15, 16, 17, et ma olen noor ja mul ei ole midagi, on ju. Keha tegelikult saabki nii-öelda paremini sellega hakkama, aga täpselt kui need mingid jamad sinna kuhjuvad, kogunevad, emotsioonid, asjad on täpselt ei liiguta ennast, siis ühel päeval see kõik lööb välja ja siis inimene mõtleb, et kust see tuli, on ju. Et mis sa ütleksid siia mõnele noorele, kes kuulab praegu? Et mis need sinu mingid igapäevased asjad on, mis sa teed, et soovita midagi talle, et kus ta tahaks alustada täpselt praegu, et tal oleks tulevikus hea elada, et ta oleks praegu iga päev hea elada, mis need põhi talad on, millel ta mõtlema peaks või mis sa ise näiteks teed? See on raske küsimus, aga selles mõttes kindlasti mitte alustada kohe väga suurelt, sest et see hirmutab ära, et alustada väikeste asjadega, et ma ei tea, kas või jätta proovi, ma ei tea, 1 nädal ilma suhkruta näiteks olla. Nii, vaata, kuidas see sind mõjutab, kas see kuidagi reguleerib paremini aju või kuidagi söö vähem töödeldud toitu, kui võimalik. Siis kindlasti tegeleda enda stressiga, et kui on mingi stressirikas olukord, siis ma ei tea, ära jäägi üksi, vaid minegi küsi kellegi käest, siis teegi mingeid toetavaid harjutusi või midagi. Ja kindlasti liigu, sest et see on väga oluline, me ei ole loodud lihtsalt istuma, vaid ikkagi liikuma. Ja see stressi koha pealt just, et vaata paljud mõtlevadki, et stress on see, kui tal ongi täpselt see suur olukord, aga tegelikult stress on meil igapäevaselt, mingi väike stress ka täpselt, liiga külm, liiga kuum, juba see on stress, mingid emotsioonid, asjad on ja kas või väiksed. Hea näiteks armastus, armumine on ka stress samamoodi, et tegelikult keha on kogu aeg stressis, peab tulema sellega toime, on ju. Ja, et me ei märka neid väikseid signaale, mida keha kogu aeg saadab. Et väga tihti on niimoodi, et ma sain üle 20 aasta kokku ühe vana tuttavaga, kellel juba see 20 aastat tagasi, tal oli puusaga mingisugune probleem, et tal oli mingi väike valu seal ja nüüd oli ta selles kohas, et ta ei suutnud praktiliselt üldse liikuda. Ja ta ütles, et ei, et mina nii väikestel asjadel ei lase ennast häirida. Ja lõpuks see väike asi on ikka väga suur, sest et keha tahab kogu aeg tähelepanu, ta kogu aeg jagab tagasisidet meile selle kohta, kuidas me teda kohtleme. Ning et me tuleme ju siia kehastuma. Meie ülesanne on märgata, mida see keha ütleb, aga selles kehas on sageli nii palju emotsionaalset valu, et me ei taha seda kuulda. Ei taha seda tähele panna, sest et kõik sellised, ka kui me hakkame kusagil ennast alla suruma, mingisuguses akuutses stressi olukorras, me oleme saanud väga negatiivsed uudiseid või on meil siis väikesed asjad aja jooksul kuhjunud, see kuidagi füüsilises kehas väljendub. Et iga kord, et kui sa millegi pärast ära ehmatad, millegi pärast kurb oled, jälgi, mis su keha teeb. See keha ei ole vabalt, sa ei hinga vabalt selles kohas. Ning kui me kogu aeg ennast kuskile surume, siis nende teatavatesse piirkondadesse meil ei jõua veri enam hästi, meil ei jõua toitained hästi, meil ei saa sealt jääkained välja. Ja hakkabki kuhjuma, hakkab sinna tekkima probleeme. Aga kuna tihti selle all on mingisugune nii valus kogemus, et me ei taha seda vaadata, siis me ütlemegi, et me ei lase sellele ennast häirida, sest me oleme millalgi tõotanud enesele, et see on liiga valus, seda on liiga palju, me ei taha sinna vaadata ja niimoodi me laseme nendel asjadel kuhjuda. Nii et selles mõttes, et ma näen, et inimestel on tegelikult hirm sinna minna. Ja see hirm on ikkagi kõige suurem faktor meie elus, et kahjuks naudingute poole püüdlemine on oluliselt väiksema tõmbejõuga kui hirmu eest põgenemine. Aga on võimalik seda muuta? Ja, on võimalik seda muuta ja tead veel olles. Me saame teha hoopis teistsugused valikud oma elus. Kust inimesed sinuga ühendust kontakti saavad? Koduleht? Ja mul on oma nimeline koduleht kairikuha.com. Siis kindlasti Facebooki kaudu, et elujõutoetaja. Sa oled ju Roosa oma raamatu välja andnud. Jaa, ma tahtsin sulle raamatu tuua ja poole tee peal Tartus siia avastasin, et seda ei ole kaasas. Ju siis põhjusega. Ju siis põhjusega, jah. Et ma kirjutasingi esimese hooga, mõtlesin, et millest ma raamatu kirjutan, sest ma olin hästi palju oma mõtteid pannud paberile. Ma olin kunagi selline, et ma ei suutnud sõnagi suust saada, et ma nii kartsin inimestega suhelda, ma olin nii ärev.
aga järjest rohkem tekkis seda, mida ma tahtsin jagada. Kuidas ma sellega tegelesin, oligi see, et ma hakkasin kirja panema. Kirjutasin väga palju, 100 lehekülgi ning ühel hetkel ma sain aru, et nendest 100 lehekülgedest võiks midagi kokku panna. Võiks raamatu kokku panna. Ning ma otsustasin tolles hetkes, et teeme füüsilise. Võtame selle füüsilise teema kõigepealt ette, et emotsionaalses maailmas mul tolles hetkes ei olnud ka nii palju kogemusi veel. Raamat räägib ju sinu eest. Jah, ja raamat räägib minu eest, et tolles hetkes ma tundsin, et ma jätan selle poole hilisemaks ja panen praegu selle füüsilise maailma, mida ma siis olen juukseanalüüside läbi avastanud, selle paberile ja annan selle välja. Mitu korda ema raamatu läbi oled lugenud? Ma just rääkisime seda, mõtlesin, et piinlik on öelda, ma olen ühtegi korda seda läbi lugenud, sest et ma olen lihtsalt nagu nii igapäevaelus sellega kaasas. Et sa juba kõike tead, mis seal raamatus kirjas on. Ja ma arvan küll, jah. Ja ma arvan, et sa võid juba loenguid pidada, et... Ma arvan ka. väga, väga tubli tütre olete kasvatanud. Ütle siia lõppu kuulajatele mingi sõnum, lause, et kes kuulavad ja tahavad ka samamoodi oma elujõudu taastada, toetada. Mis on esimene samm, mis nad võiks teha? Esimene samm on ikkagi luua kontakt ise endaga, et ajuda, mis mul siin päriselt toimub. Kui inimene ütleb, ma ei oska. Ma ei oska, see ongi see, et istun korraks maha ja loon selle kontakti selle pinnaga. Tunnetan, et ma võin olla. Ma ei pea võitlema ellujäämise eest. See on sellest kohast nagu selle mõistmine, kui palju me oleme selles ellujäämisrežiimis. On hästi oluline ja kui me keskendume kogu aeg ainult sellele, et kuidagi moodi elus püsida, siis elu toobki meile ainult seda, kuidas kuidagi moodi elus püsida. Aga kui me saame kas väikseks hetkeks selle kontakti ise endaga, siis sealt minu meelest hakkab suurem muutus jooksma, saab lahti rullima hakata ennast, et me õpime märkama. Kui sa ühe korra oled selle päris kontakti kätte saanud, paljud asjad tulevad meile selliselt, et meie süsteem näitab meile korraks, mis võiks olla see, nii-öelda see väga-väga hea või ideaaltulemus, ning siis see kaob ära. Sellepärast, et meil on nii palju valu seal ees, mis on vaja ära töödelda, meil on nii palju selliseid harjumusi, millega on vaja tegeleda. Ning siis me saamegi järjest vähehaaval minna sinna, aga see kontakt ise endaga üleüldse, et ma kuulan seda keha. Me kasvame üles selliselt, et sina ei ole oluline, et mõtle teiste peale, et laps ka tahab seda teiste kolmandat ja surutakse niivõrd alla. Ning väga paljud inimesed ei julge hoolitseda selle pärast enda eest ja see ise on nii alla surutud. Nad ei suuda seda sammu teha, sest et see tundub, et see on kõige hirmsam asi, mida ma teha saan, sest see on lapsepõlves nii palju oleme saanud vastu päid ja jalgu selle eest, kui me olime enda keskmes, nii nagu me olema peaksime, et alustada sellest, et luua seda kontakti ise endaga. Nii et ei pea elama ellujäämisrežiimis, ei pea kartma koduõpet, leia kontakti ise endaga. Suur aitäh, et te tulite. Aitäh teile! Aitäh.